Intellektipuudega inimestega töötamine on tegelikult väga huvitav. Neile tegevuste pakkumine annab neile väga rõõmu. Ükskõik, mis sa teed nendega, nad tahavad seda kõike teha. Ainult, et peab mõtlema selle peale, et nende intellekt on võib-olla natukene madalam ja väga raskeid ülesandeid neile ei saa anda. Et see peab olema hästi lihtne, et see võib-olla ongi rohkem nagu väljakutse, et sa pead nagu mõtlema hästi lihtsaks selle tegevuse, et nad saaks selle eduelamuse. Et kui liiga raske ülesande annad, siis nad ei saa sellega hakkama. Et see on see koht, kus on nagu väljakutse, et ei tohi nagu üle mõelda. Rõõmu teeb see töö juures, et nad ootavad sind alati, et nad tulevad ja tervitavad sind, kõik ükshaaval tulevad ja tahavad sinu tere vastu, et sa tervitad see hommikune tervitus, et see, kes ei ole saanud kuskilt teisest perest tulla, ta tuleb samamoodi, teab, et ma tulin tööle või on juba õues ootavad, nad tahavad seda, et tore, et sa jälle tulid, et see paneb tõesti silma särama, et sa tead, et sa oled nagu neile vajalik. Nad ootavad. Vahetu suhtlus ja vahetu rõõm, see annab selle silma särama ja et nad tahavad seda kõike teha, et ükskõik, mida sa neile pakud, nad tahavad seda teha. See on nagu see rõõm, mis siin nagu hoiab tööl. Kaidur, kui sa hommikul üles ärkad, mis sa siis teed? Pese. Hambaid pesed. Hambaid pesed ja nägu pesed ja. Aga siis mis me siis hakkame tegema? Pidi vaata. Sööma hakkame. Jaa, sööme ära. Aga mis Kaidur siis teeb, kui nõud on masinas? Mis sa siis teed? Kes paneb nõudepesu masina käima? Sina paned või? Oskad? Ja paned ise selle nõudepesu masina tableti sinna ja tead, kus panna ja oskad käima panna. Ja siis sa ütled alati, et oskasin käima panna. Mina ütlen, et tubli poiss oled. On ju? Sina oled siuke tubli, paned kogu aeg masina ise käima. Väga tubli oled. Nagu saab Kaidur ja. Aga siis, kui kaup tuleb, kus on need kaubakastid, kes see viib ära? Sina viid kaubakastid ka ära. Muidugi. Nii kui on kuskil kast ripakil, tühi kast, siis Kaidur teab, kus sa viid need kastid? Kus sa viid need kastid? Aia. Prügimaja. Prügimajas on meil seal, siuke riiul on, paned sinna kastid, ja? Aga kui papp tuleb, kui papikast tuleb, kus sa viid selle? Uue kasi. Ja sinna ka viid, sinna kasti. Teine kast on ju. Sa oskad prügi sorteerida küll. Me õppisime prügi sorteerimist. Ja Kaidur oskab. Tubli oled. Ja Kaidurile väga meeldib see töö. Ta tunneb ennast vajalikuna, muidugi. Sa oled tubli, jah? Aga siis, kui Kaidur peab pesema minema, mis ta siis teeb? Ise paneb kõik oma pesu kokku. Paned käterätiku sisse kõik oma asjad, mis sa tahad kaasa võtta pesu pesemis või sinna enda pesemiseks, on ju? Ja mis sa peale sauna saad? Pesema. Mis sa siis pärast sauna alati saad? Saunalina. Saunalina saad ka, jah? Aga mis sa süüa saad pärast sauna? Kaidur. Jäätis. Vaavlijäätis. Ja meelest juba läinud, kogu aeg küsid alati vaavlijäätist. Peale sauna tahad vaavlijäätist. Kui sa nüüd käid jalutamas, loodusringis, käid? Te loodusringis teete? Töötegi. Tööd teete linnas, jah?
rohite peenraid. Meil on linnas lillepeenrad. Käime seal rohimas. Käime? Jaa. Kaidur aitab ka. Aitab. Ja nii tore, kui kedagi tuttavat näed, on ju? Ja siis oled nii viisakas, teretad ja räägid juttu ja on ikka tuttavaid ka. Ja tantsimas käime. Reede käime tantsimas. Tantsuõpetaja on ka tore. Mis ta nimi on? Mina ei tunne. Ei tunne, jah. Ülle oli, on ju? Just. Käime esinemas ja kultuurimajas käisime esinemas. Siis kui laat oli, kõik vaatasid. Panime kõik uhked riided selga, tantsuriided panime selga ja oli. Kõik kiitsid meid, ütlesid, et me nii hästi tantsime. Oli. Muidugi, Kaidur, sulle meeldib tantsida? Meeldib tantsida ja laulda? Muidugi. Aga kui sa raamatukogus käid, mis sa teed seal raamatukogus? Pildiraamatuid vaatad, jaa. Kolmapäeval käime raamatukogus. Kas sa võtad omale raamatuid ka koju? Võtad? Kus su raamatud on praegu, mis sa kodust? Seal kotis on, jah? Kas sa neid vaatad ka? Vaatad, jah? Aga mis sa pärast nende raamatutega teed? Vaatad, aga pärast pead tagasi ka viima. On ju? Viivi ütleb, et too tagasi ka. Just, jah. Ja siis Kaidur võtab jälle uued raamatud. Jaa. Sulle meeldib raamatud, pildiraamatud, jah? Sul on siin ka palju raamatuid. Kas sa neid ka vaatad? Aiandusringis käime ka reedeti, teeme aiandusringi, kasvatame taimi ja... Meil on kasvuhoone, tead ju? Mis meil seal kasvuhoones on? Tomatid on kasvuhoones, muidugi. Kas sulle maitsevad tomatid? Magusad tomatid on, muidugi. Oma tomatid on alati magusamad. Aga sul maasikad ka meeldivad? Magus on. Aga meil ei ole vist maasikaid või? Ei ole vist maasikad. Aga paneme või? Meil on vist ampli maasikad, ainult sellised piisikesed maasikad tulevad niimoodi suhu, niimoodi tšup-tšup, paned suhu. Kas sa tahad maitsta? No võta, tõmba maasikat. Pane suhu, võta leht ära ja. Siin on natuke mullaga ka, aga mis siis? Pane suhu. Kui maitsev on oma maasikas, jah? Eks kindlasti alguses oli kogukond polnud meid veel valmis vastu võtma. Aga kuna me käime piisavalt linnaruumis, liigume palju, käime erinevatel üritustel, siis kogukond vaikselt ikkagi võtab juba meid omaks, et selliseid halvustavaid pilke kui selliseid üldse ei ole, et pigem on nagu juba äratundmisrõõm neil, et jälle nad mõned kutsuvad nagu pardipoegadeks, et kui me rivis läheme, siis on nagu oma pardipojad kõnnivad ringi. No oluline on see, et nad ikkagi saavad oma päeva sisustada. Samamoodi nad ootavad seda kogukonda minemist, et väga paljud elanikud ikkagi küsivad, et kas me ikka läheme täna loodusringi, kas me läheme rohima, kas me läheme ikka tantsima. Nad tahavad väga, et kõik tahavad ka raamatukogus käia. Need, kes ei saa kõnnitud, siis nad on väga kurvad, kui nad ei saa autoga sinna minna, sest nad tahavad seal raamatukogus käia. On ka selliseid elanikke, kes julgevad ka juba ise sinna jääda, lugemissaali, loevad seal oma ajalehti, kes oskavad rohkem lugeda, et annab seda kindlustunnet, et keegi ei riidle, keegi ei ütle halvustavalt, võtavad neid nagu tavalisi inimesi. Et see on nende jaoks oluline, nad tunnevad ennast ka vajalikuna, kui nad käivad töökeskuses tööl, siis see lihtne töö, mida nad teevad, nad on nagu
suure töö ära teinud, et nad ikkagi käivad tööl, et nad annavad, see annab sellise enesekindluse, et ma olen nagu vajalik ja kui ma seda vatti ikkagi ei saa nokkida, siis ei saa ju patja täita ja noh, nad saavad sellest aru, milleks nad seda tööd teevad. Kaidur, sa tead, sa ju käid, mäletad, sa käid ka tööl? Ja. Käid? Ja. Vati tegid. Vati tegid? Kas sulle meeldib tööl käia? Ja. Meeldib, jah? Ja. Niimoodi on, jah? Ja. Kas sa töö tegemisest raha ka saad? Palju raha saad? Palju raha. Palju raha saad, jah? Palju raha saad. Sa siis saad vahvlijäätist, kui saad palju raha. Ja. Aga näiteks eile, kas olime õues, mängisime palli? Ja. Oli Kaidur ka? Ja. Oli, jah? Ja. Mina piiu. Mängisid palli? Ja. Võtsime selle suure lina ja siis niimoodi üles alla, tegime nii. Siis ütlesid, et silma sisse kukkus pall. Ütlesid ju, jah? Ja siis muusika mängis ka. Sina võtsid oma, sulle meeldib selle palli peal hüpata ja siis võtad pilli ja no Kaiduril on oma pall. Selle palli peal hüppad ja mängid pilli. Oli ju? Kolmapäeval teeme me siukseid ühisüritusi. Ja kõik tuleme kokku ja teeme, meil on sul on sünnipäev maikuus, oli? Oli ju? Tegime sünnipäeva. Mis Kaidur sünnipäevaks tahtis? Papitokid ja pitsat ja sampu ja... Pitsat ja Kaidur saigi pitsat. Ja. Nii hea pitsa, ütles magus pitsa oli. Vanaks sa said? Vana poiss. Vana poiss sa oled või? Täna on meil, läheme joonistama peale lõunat, on ju nii? Just. Mida Kaidur joonistab? Kadu Mimmi. Mis asja sa joonistad? Niimoodi joonistad, kirjutad või? Jaa. Lähme varsti õue vaatame, mis seal õues on meil või? Kas tuled või? Lähme ja. Lähme vaatame, mis meil kasvuhoones kasvab. Reedel on meil aiandusring, homme on aiandusring, aga me võime täna vaadata, mis me homme teeme. Kas sibul on juba väljas? Sibula panime kasvama. Niimoodi mulla sisse niimoodi panime. Ja nüüd tuleb ära kasta need. Muidu nad ei kasva pikaks. Sulle meeldib laulda? Ja. Äkki su lemmiklaulja on? Anni. Anni on su lemmiklaulja, jah. Käisime kontserdil ka, mäletad? Ja. Anni kontserdil. Kaidurile meeldis Anni. Anni tuli Põltsamaale meile lossihoovi esinema. Oli? Ja Kaidur tahtis sinna minna, läks oma pilliga ja sai autogrammi sellele pillile. Toomas Anni pani sulle autogrammi ka sinna. Vot, sellele pani autogrammi, siia pani autogrammi, näe. Toomas Anni pani sulle autogrammi. Sest me ütlesime, Kaiduri lemmiklaul on see. Kas teine pill on parem pill või? On, jah. Seal on rohkem parem hääl, jah? Muidugi. Mõte kuuveri ja ei sama ja ei tapa suva ja soovi ka.